No nii, poisid ja tüdrukud, tere tulemast! Täiesti uskumatu, aga ma lõpuks tegin check-in'i ära ja ma olen sellises linnas nagu San Diego. Ma olen mega excited. Tahaks teha teile väikse room-tuuri näidata, kus ma elan, natuke rääkida sellest, et miks ma siia tulin, mis siin hakkab toimuma. Selline on siis see tuba, kus te astute sisse ja ta on tegelikult päris suur. Mul on juba siin mõned asjad laiali pandud. Mulle meeldib, kui ma hotellis panen kõik kappi ära kohe. Siin on väike köök, jällegi ülimugav, kõik on olemas, mis iganes soovite on olemas. Mis on lahe on see, et päikeseline pool, vaade ei ole kõik kõige lahedam, aga vähemalt tundub vaikne, sest et teine pool, ehk siis see tänav seal, see on Market Street, see on põhiline tänav neid ja vannituba. Väga nunnu armas, see olen mina. Ühesõnaga, üliäge tuba, ma olen ise väga rahul. Ma pakkisin lahti kõik enda asjad ja tahaks natuke siis rääkida sellest, et miks ma siin konverentsil olen, mis mu eesmärgid on ja tegelikult enne check-in'i ma juba käisin networkimise jalutuskäigul, nii et ma tegelikult juba jõudsin paari inimesega tutvuda. Nad on kõik mega ägedad, kõik on hästi erinevad, aga samas kõikidel on ühine huvi, ehk siis turundus või siis müük ja kõik on ikkagi sotsiaalmeedia maastikul tegutsevad inimesed, nii et ma olen mega excited, ma olen täiega õnnelik, et ma siin olen. Ma osalen sotsiaalmeedia konverentsil, mis on 3-päevane konverents, mille fookus on sotsiaalmeedial, ehk siis sellel, kuidas sotsiaalmeediaid kasutada selleks, et müüa enda tooteid või teenuseid. Nii et ma olen väga õiges kohas minu arvates. Minu võib-olla selle konverentsi eesmärgid on jaotatud mitmeks. Esimene on see, et lihtsalt tutvuda erinevate inimestega. Ma panin endale eesmärgiks, et ma tahan vähemalt 3 turundajaga tutvuda, ehk siis minu jaoks on oluline see, et ma peale konverentsi lõppu tean, et okei, mul on 10 ägedat inimest, kellelt ma saan mingit nõu küsida, mingit asja paluda. Teine asi on see, et ma tahaksin leida siit inimese, kes tuleks mulle Instagram 4.0 kursusele esinema, külalisesinejana või salvestaks sisse ühe loengu. Ja see tõenäoliselt tuleb inglise keeles, aga samas enamus valdavad inglise keelt ja minu jaoks oleks see nii äge, kui välismaa ekspert räägiks meile eestlastele mingisugusest valdkonnast. Ja kõige haigem on see, et ma olen siin linnas olnud alla 4 tunni. Ma käisin networkimisel ja mul on olemas juba neinu, kes on Cape Townist, kellel on üliilus briti aktsent ja kes on nõus tulema ja rääkima näiteks TikTokist või Instagramist, sest et ta tegutseb selles valdkonnas ja tal on tegelikult ka selles valdkonnas kursused olemas. Ühesõnaga, mina enne siia tulekut ma täiega kartsin, et ma ei saa selle networkimisega hakkama, sest et kuigi ma olen ekstravert, siis ma ikkagi tunnen, et kui ma olen kaugel Eestimaast, kui ma olen kaugel Henrist, sõpradest, siis ma olen pigem natuke introvertsem. Aga tuli välja, et kasutades kõiki neid nippe, mida ma raamatust enne sain enne siia tulekust, ehk siis tunne huvi inimese vastu, kellega sa suhtled, küsi talt küsimusi, analüüsi teda, ürita teda aidata, kõik need nipid nagu reaalselt toimivad. Mul oli väga lihtne networkida ja ma olen nii õnnelik, et ma juba sain esimesi tutvusi. Nüüd ma olen siis hotellis ja panin asjad ära. Ma arvan, et ma natuke puhkan, käin pesus, panen riidesse, sätin ennast ja siis ma lähen õhtusele networkimisele. Meil on õhtul toimumas ka üks networkimine, kus me siis erinevate teiste veel kõikide osalejatega kohtume, räägime juttu. Ja olen väga excited, hakkan siis kõike filmima, näitama teile. Kindlasti vaadake lõpuni ja andke mulle kommentaaridesse ka märku, et kas teile üldse sellise vlog stiilis asi sobib ja meeldib või mitte. Ma natuke nüüd sättisin enda toas asju, panin riidesse ja lähen käin supermarketis ära. Ma tahan osta siia veel vett, võib-olla mingit hommikusööki, võib-olla õhtusööki. Nii et võtan teid kaasa, näitan teile, milline on siis pood Ameerikas. Millised on poed siin Californias ja millised on hinnad? Seda te olete küsinud ja sellest ma ka teile räägin. Nii, ma jõudsin just tagasi koju. Tahaks näidata, mis ma ostsin ja kui palju see kõik maksis. See granola maksis siis $5 pluss tax, siis need asjad maksid 4. Sidrunid olid siukse pakkumisega, et osta 2 ja maksa $1. Maasikad $3, vesi 1.50, Kreeka jogurt suur 6, ossa pagan 6, ma ei teadnudki. Nii, mango smuuti on seal 1.50, siis on meil snäkid, see oli 2, šampoon
väike oli 0,99, mis on seal, konditsioneer on ka 0,99 ja kui ma ei eksi, siis $3 olid need. Nii et kõik kokku läks 41, sest et kõik need hinnad, mis ma ütlesin, on ilma taksita. USA-s me lisame veel taxe juurde. Nii et iseenesest tegelikult ei olnudki nii hull. Ma ei tea, kui palju Eestis see kõik maksaks, et tegelikult tundub, et Kreeka jogurt on päris kallis siin, on ju. Kuigi ta on suur. Ma ei tea, mitu grammi ta on, siin ei ole gramm kirjas. Ta on peaaegu liitrine, nii et ta on tegelikult päris suur. Tere hommikust! Ma panin ennast just valmis esimeseks päevaks. Täiesti ulme. Ma olen natuke närvis ausalt öeldes. Ma ei teadnud täpselt, millist outfiti selga panna, nii et ma panin lihtsalt siuke smart casual ja hele ja tegin sellise ilusa meigi enda. Ja algab siis esimene päev. Tuli praegu meelde, et ma ei võtnud kookosevett. Mul on täiega viimasel ajal kookosevee isu olnud, nii et ostsin endale ühele kaasa. Ja väike kott ja läki. Ja ma ei saa mitte kuidagi märkimata jätta, et mulle tundub, et ma võtsin kõige parema asukohaga hotelli või Airbnb üldse, sest et reaalselt ma elan kesklinnas, ma elan nagu downtownis, kohe näitan, kesklinnas, niimoodi, et ma astun välja. Selle tänava nimi on siis Market Street, ehk siis see on kesktänav ja ma arvan, et ma lähen võtan kohvi ja lähen kohale. Ma olen natuke excited. Tere hommikust! Täna on algamas minu teine päev konverentsil. Täna esimene speaker alustab kell 8 hommikul ja nendel konverentsile networkimist on nii palju, et loomulikult teile me läksime Mehhiko restorani ja ma võtsin tequila jooki ja tunnen, et täna hommikul ärkamine oli väga raske. Kookosevesi, loodetavasti see mind päästab. Ma muideks hakkasin praegu siin jooma vitamiine, kus on siis sees, ma ei teagi siin jälle kirjas, aga keratiin, kollageen ja siis on veel midagi, mingid naiste vitamiinid. Täna algab minu teine päev. Kui esimene päev oli siis selline workshopide päev, siis teine päev täna on meil lõpuks loengute päev. Terve päev on loengud. Sellised asju anti meile ka. Vaatan, mis siin on. Oh, wow. Täna tuleb väga haige päev. Mul on nagu siin selline asi. Ja täna on päris põnevad teemad. Esimene on siis Instagrami liidid, siis on meil YouTube'i teema, siis on short form videos, Facebook selling with live videos. Tuleb väga põnev päev ja suur osa konverentsist on tegelikult networkimine, ehk siis lihtsalt see, et kui sa räägid inimestega, suhtled ja mul oli eile selline hetk, kus ma tundsin korraks täiesti masendust. Mul oli tekkinud juba esimesel õhtul sõbrad või sellised tutvused. Aga siis mingi hetk ma jõudsin konverentsile vist liiga vara ja võtsin nagu ees kuidagi koha endale ja nemad istusid kõrvale. Ja siis mul tekkis selline, teate nagu koolis oli periood, kus sa olid nagu loner või outsider ja mul on selline tunne, et mingid asjad siin sellel konverentsil, nad tõmbavad minul välja lapsepõlve mälestused ja üks kõige jubedam asi, mida ma kardan üldse elus on see, et olla outsider või olla kuidagi maha jäetud või üksik. Ja siis see tõmbas mul nagu täiega mingid mälestused ja ma tundsin, et ma ei tohi tegelikult anda nendel on ju neid ühesõnaga, nii et eile ma tundsin tõesti, et korraks sellised minu lapsepõlve hirmud tulevad välja ja ma olin päris kurb ja ma tahtsin minna koju ja ma olin nagu, oh my god, Katriin, miks sa siin oled? Miks sa siin praegu oled? Ära tee endale seda, on ju. Mul olid sellised nagu mõtted peas, aga siis ma sain aru, et fuck, Katriin, sa ei ole enam mingi 6-aastane või sa ei ole enam 16, sa ei ole enam koolis, sa oled täiskasvanud naine, võta ennast kokku, on ju. See, et sa istud üksinda ja su tuttavad on kuskil kõrval, see ei tähenda seda, et sa oled mingi nõmedik või outsider või mis iganes muud, on ju. Nii et ma lihtsalt võtsin ennast kokku. Olin positiivne edasi, vaatasin loengut, nautisin seda aega ja kõik läks üli hästi lõpuks, sest et kui loeng või see workshop oli lõppenud, siis nad tulid minu juurde ja ütlesid, hei Katriin, how are you, mingi täiega rääkisime juttu ja lõpuks läksime ka Mehhiko restorani sööma. Nagu
ja ma mõtlesin täiega üle ja see on see, mida ma teen kogu aeg ja ma üritan ennast kontrollida, et ma ei tohi seda teha. Aga nendel network imistel ma arvan, et asi on selles, et ma tulen täiega enda comfort zone'ist välja, ma tulen sellest mugavustsoonist välja ja hakkavad tulema välja erinevad hirmud ja sisemised probleemid, mis mul tegelikult on ju, millega ma elan ja päris challenging, aga ma olen praegu juba meigitud, põhimõtteliselt valmis, nii et ma panen riidesse ja lähen võtan kohvi ja liigun siis 8 sessioonile, mul on 20 minutit aega. Mul lõppesid esimesed sessioonid ja mõtlesin, et ma vajan korra pausi suhtlemisest, nii et ma tulin lihtsalt üksinda istuma ja sööma. Vaatan kava. Üks asi, mis mind täiega häirib, on see, et mõned asjad, hästi lahedad asjad on täpselt samal ajal. Nii et ma pean otsustama ja valima. Õnneks kõik need asjad salvestatakse, nii et ma saan hiljem vaadata järgi. Naudin korra üksindust ja siis lähen edasi vaatama sessioone. Ülinormaalne. Ma sattusin lambist peale õhtusööki vihma kätte. Ma olen täiesti läbimärg. Nii, ja nüüd ma valmistun, vahetan riided, veits meil ennast ja siis lähen safari partile. Jälle networkimine. Ma olen juba 10 tundi networkinud ja me peame veel seda tegema. Okei, viimane päev, eelviimane päev. Ma panin ennast valmis ja ma olen sellisele peole nagu safari. Ma ei tea, kas ma olen väga safarilikult riides või ei ole. Mul on safari püksid, aga siuke soeng. Jälle networkimine. Ega ma ei saa sellest mitte kuidagi mööda ümber. Nii, mul on täna 3. päev konverentsil. Aga mu hommik algas jubedalt, sest et mul ei kuidagi selgroogu närv kinni ja ma ei saa lihtsalt liigutada enda pead, ma ei saa tõsta enda kätt ja kõige hullem on see, et see ei lähe paari päevaga üle. Nii et ma lihtsalt pean kas valuvagistit võtma või jääma koju ja vaatama online, aga ma võtsin praegu riski, ma panin ennast nii palju, kui sain valmis ja ma lähen liigun ikkagist kohale, sest et esimene esineja on Modern Milli, kelle suur fänn ma olen. Ja ma ei saa lihtsalt nagu maha magada seda, sest ma nii väga tahan. Aga ma ei kujuta ette, kuidas ma täna päeva lõpuni olen, sest et ma nagu reaalselt iga liigutus, istumine on hästi ebamugav. Üks pool nagu töötab see, aga sellega ma ei saa reaalselt üldse mitte midagi teha, sest et see on nii valus. Ja ma ei saa aru, kuidas see nagu juhtus täna. Täna, kui on nagu viimane nagu päev. See on vist lihtsalt minu elu, ma olen lihtsalt nagu kuidagi selle ära teeninud, ma ei tea. Ma muidu ei ole üldse vingoja, aga siin nagu praegu ma tunnen, et mul on reaalselt halb ja ma ei tea, mida teha. Ma proovin minna, aga vihma saab ka veel on ju, nii et ühesõnaga kogu komplekt lihtsalt, täna ei ole lihtsalt minu päev. Olgu, panen asjad kokku ja hakkan liikuma. Suurepärane ilm. Lihtsalt super. Kuhu ma selle ilmaga lähen? Mida helli? We're with the girls. This is my YouTube channel now. We're recording live. Oh, that's a real world. And you gotta honk yourself up, okay? Ma jõudsin ikkagist kohale ja vaatasin ära enda Milli esinemise, mille üle ma olen mega õnnelik, sest et ma sain ülilahedaid häkke seal. Ma jõin päris palju valuvaigistid ära, nii et mu valu on peaaegu ära kadunud, kuigi ma ikkagist tunnen, et ma ei saa mingit liigutusi teha ja iga kord, kui ma räägin inimestega, siis ma teen nagu lollakas teen niimoodi, et ühe poolega ma nagu saan liigutada, aga teise poolega ma ei saa ja siis ma alati liigun nii. Nii et ma näen hästi tobe välja ja ma arvan, et ma teen väikse pausi, lähen koju, puhkan natuke, vaatan laivis mingeid esinemisi, siis ma söön praegu, siin on koha peal, näitan ka. Koha peal on võimalik süüa, on selline siis koht. 15 taala maksab umbes üks selline ports. Mina võtsin siis orange chickeni, päris hea. Lähengi vaikselt koju, puhkan, ei pane endale pressure'it peale. Et hästi oluline on see, et ma tahan tunnetada seda, et või kuulata enda keha, kuulata seda, mida mu keha või mu vaim tahab mulle öelda
et kui ma tunnen, et ma olen väsinud, siis ma lähen koju, kui ma tunnen, et ma tahan kuulata inimesi, siis ma tulen siia, et ma olen hästi flexible selleks, et ei oleks tekkinud minu sees seda sellist pinget, sest et kui ma tunnen, et mul on pinge sees, siis võib-olla järgmine kord ma ei taha tulla siia, ma mõtlen üritusele ja nii et ma olen hästi selline flexible ja vaikselt liigun koju, söön ära ja liigun koju. No nii, mul just lõppes kõne minu accountability pariga, Eloga. Nende kõnede eesmärk on siis see, et me vaatame üle üksteise eesmärgid, üksteise plaanid, aitame üksteist, toetame üksteist ja me teeme 2 korda 6 kõnesid. Peale kõne ma tunnen praegu, et ma olen täis energiat, et ma olen valmis tegutsema, ma tean, et ma liigun õiges suunas, ma saan kõigega hakkama. Nii et kui sa tunned, et sul on abi vaja, kui sa tunned, et sa oled natuke kadunud ja sa ei tea, mida teha ja sa ei oska praegu kuidagi enda elus, ma ei tea, aidata ennast, siis kindlasti soovitan leida endale accountability parid. Ükskõik kust, kui sa liitud näiteks minu kursusega, siis meil on kursusel padid olemas, nii et kaalu kindlasti kursusega liitumist, sest et tuleb äge. Ma just praegu Elole ka rääkisin enda erinevaid ideid ja üks fookus, mis meil tuleb, on siis AI ja ChatGPT, sest et ma tean, et aina paremaks läheb kogu see AI süsteem, need võimalused, mida AI tegelikult pakub meile ja ma tahan, et ka peale kursust siis õpilased teaksid, kuidas seda kasutada, mille jaoks on, kuidas teha nii, et 5 tunni asemel kirjutada postitusi tunniga või vähem on ju isegi. Tuleb äge. Konverents on tänaseks ka läbi saanud, mul on väga palju mõtteid, mul on väga palju erinevaid mingeid raamatuid ja asju. Ja nüüd on lihtsalt vaja mul korra istuda maha, aru saada, mis ma endaga kaasa võtan, mida ma hakkan kohe juurutama. Oli väga äge, oli palju mõtteid, oli palju ideid, oli palju networkimist. Ma leidsin üliägedaid sõbrannasid endale igast riigist, Austraaliast, Lõuna-Aafrikast, siin kohalikud usakad. Ühesõnaga tõesti väga paljude ägedate inimestega sattusin kokku, ma olen mega tänulik. Järgmisel nädalal on mul veel üks konverents 2-päevane ja siis ülejärgmisel nädalal on veel üks 2-päevane online. Õnneks ülejärgmine on online, nii et ma väga networkima, seal ei pea ma lihtsalt kogun infot enda jaoks. Lähen praegu, teen väikse jalutuskäigu, proovin võib-olla korra istuda, töötada kuskil kohvikus. Loodetavasti avastad enda jaoks siin blogis väga palju. Anna mulle kindlasti teada, kuidas sulle selline formaat meeldis, kas oli põnev, mis sa tahaksid veel näha. Loodetavasti sain hästi hakkama sellega ja näeme sinuga siis järgmises videos.